Tere, minu nimi on Saara Vällik ja minu kõrval on minu koer, parim sõber ja trennikaaslane Border Collie Eda. Mängimine tugevdab koera ja koeraomaniku vahelist sidet, kuna te teete koos midagi lõbusat ja lahedat. Mängu saab kasutada ka kiitusena. Koer teeb midagi head ja sa hakkad temaga mängima, kiidad seda. Mida rohkem ja osavamalt sa mu koera kiidad, seda kiiremini ta õpib uusi trikke selgeks. Olenevalt mängust annab mängimine koerale füüsilise ja vaimse tegevuse, mida koer vajab oma igapäevaelus, et olla õnnelik. Koeraga saab mängida hästi palju erinevaid mänge. Näiteks on olemas tirimismänguasjad, siis on olemas veel tirimis- ja viskemänguasjad, veel hästi palju tirimismänguasju ja koertega saab mängida veel erinevaid toidumänge ja peituse mänge ja veel näiteks siukseid munamänge. Võta kaasa. Mänguasjaks võib sobida näiteks siuke siga või isegi vana plasmaspudel. Vaata, mis on. Ja mängimiseks võib sobida mingisugune kärbsepiits, mis iganes. Peaasi, et su koerale meeldiks. Kõigepealt tuleb õppida oma koera tundma ja leida talle parim mänguasi, mis talle võiks meeldida. Kas su koerale meeldib kõige rohkem tirida või mängida palliga või mängida toidumänge. Kui sa tahad, et su koer õpiks mängima mänguasjaga, siis tuleb kõigepealt teha mänguasi koera jaoks hästi põnevaks ja hästi huvitavaks. Aitäh, võta lamma. Tubli tüdruk. Näiteks kui koer on kutsikas, siis sa võtad talle kätte näiteks mänguasja ja näitad, et kõigepealt mängid sellega ise, teed mänguasja hästi põnevaks, näitad koerale, et mänguasi on nii lahe, et sulle meeldib ka sellega mängida. Lollitad selle mänguasjaga ringi ja siis näiteks paned selle mänguasja ära. Siis järgmine päev uuesti võtad mänguasja kuskilt sealt peidust välja ja näitad tal, nii äge. Näiteks vahepeal näitad seda koerale ka, et mis asi see on ja siis peidad jälle selle mänguasja ära. Ja kolmas päev võtad uuesti mänguasja välja, näitad, appikene, et see on maailma kõige lahedam asi, mängid sellega. Ja koer vaatab ka, et sul on juba sellega 3 päeva olnud nii lahe ja nii lõbus ja siis annad lõpuks koerale, ja näitad, et see on päriselt ka lahe ja hakkad koeraga hästi intensiivselt ja lõbusalt mängima. Et koeraga mängides sa pead ise ka nägema vaeva ja näitama seda, et sa tahad mängida, et sul on tõsiselt lõbus. Et siis tahab koer ka sinuga mängida. Et kui koer näeb, et sul on igav ja sul on mingi mõttetu, aitäh, et sa lihtsalt rahulikult teed siin viipad käega, siis ruttu võib ka paljudel koertel tekkida siuke igavustunne, kuna ta näeb, et tema omanikul on ka igav. Minu koer sööb plaatinumi, sellepärast, et seal on kõrge lihasisaldus ja see sisaldab vitamiine, et koer oleks tugev ja terve. Ja mis kõige tähtsam, mulle meeldib, et plaatinumi krõbinad on pehmed, nõnda on mul lihtsam talle trikke õpetada selgeks.